Ja nüüd kuulaks kogemust selle taimse teisipäeva programmi rakendamisega. Luun ja Midrimaa lasteaiast on kohe täitsa mitu inimest teile seda kogemust avamas ja nemad on selle aasta algusest liitunud taimse teisipäeva programmiga, aga juba natuke varem ka pakkunud oma lastele siis taimset lõunat. Nii et saate rääkida, mis ja kuidas. Ja kui suu kuivab, võtke palun vett. Tere Luun ja lasteaed Midrimaa poolt. Kuna toidukultuuri kujundamine on olnud pikk teekond ja ta on olnud väga koostöine, siis võtsingi kaasa kõnelejaks mitu osapoolt. Mina olen lasteaiadirektor Uwe, mina räägin väljakutsetest, moodesena, mitte probleemidest. Pille on meie liikumisjuht ja tervisejuht, hea suhtekorraldaja. Tema räägib, kuidas me oleme maha müünud need muutused. Ja meie uus Kaja on majandusjuht, energiline, uuendusmeelne ja nende sõnad on veel märksõnad. Pille on teeme ära ja Kaja on juba tehtud. Nii, ja mina alustan siis selles suhtes, et nii palju tutvustuseks, et meil on 8 rühma, 7-8 muutustega ja 142 last ja muutustega samamoodi, keskeltläbi 40 töötajat. Ja see toiduteekond on olnud tegelikult pikem, aga mis siis küsimused olid? Panin tähele, kuidas vanemad küsisid, et tõid selliseid märkusi, et piim ei ole üldse laste toit, et see on tegelikult, ütlen, vasikate toit. Minu lapse kõht kogu aeg valutab, kas ta siis on ühte või teistpidi, on see probleemne, siis muidugi jäätmeid oli väga palju, jäi meil üle, et kas toit ei maitsve, on või vale. Ja minu ülesanne tegelikult oli see info kokku korjata ja tegelikult anda ka tagasiside selles suhtes, et kuhu me läheme, aga me peame kogu aeg vaatama ka seadusakte. Ja väga oluline oli jälgida ja vahendada seda teemat läbi tunnustatud toitumisnõustajate. Et meil oli ennem ka käinud Anneli Soots, aga vaatasime, et kõige õigem nõuandja hetkel oli Reelika Õigemeel ja on ka praegu, et mille alusel ma siis vanematel ütlen, et nii või naavidi. Jah. Nii, mina saan rääkida praegu sellest, kuidas need koolitused siis olime. Ja alustasime siis tegelikult kõigepealt küsitlusega ja küsitluses oli siis tõepoolest, kas piim on tervislik, kas ühel toidukorral on mõistlik süüa erinevaid roogi, toiduainetest roogi, siis ikka endiselt see segamine toit, just oli juttu piim ja kuidas piimaga saab tooreid toitaineid süüa, siis oli küsimus, et kui kaua üldse aega läheb ühe toidu omaks võtmiseks. Et meil tegelikult oli juba selline, et me peitsime paprikat, peete, ubasid, tatart, brokolit, aga tegelikult kõige suurem vastuseis me tajusime, et on töötajates endas, nad ei ole harjunud seda sööma ja kuidas nad siis seda kujundavad lastes. Siis kas tõepoolest sööma salatit, see peab alles, mis me siis teeme sellest. Ja tuli ka küsimuseks, et sink ja vorst, et kui palju siis seda võib anda, sest eks see annab ju toidule maitset. Ja meie alustasime siis tõepoolest, kui 2017 oli meil koolitus, siis me alustasime lihavaba päevaga ja soovituse seisukohast, et võib-olla ongi mõistlik alustada esmaspäeval, kui nädalavahetus on olnud selline põnev nädalavahetusel perel, kus ei vaadata siis tegelikult täpselt toitumise teemat. Ja üllatust 2018 aasta küsitluses täielik tagasilangemine selle koha pealt. Ja ma võtsin välja meelega tegelikult negatiivsed informatsioonid. No nii, laps soovib süüa mitte toitu, millest ta ainult nokib kartulid välja ja midagi kõhtu saada. No tervislikkus on tore küll, aga liiga eksperimenteerimine võib mõjuda söömispärssivalt.
sooviks rohkem igapäevaseid toite, sulgudes makaron ja ketšup. Lapsele ei sobi püreesupid, ja muud veganroad. Laps tuleb tihti koju näljasena ja menüü kohta, kohati selline, et lastel üldse ei maitse, nii et tõin negatiivse. No nii, tõenäoliselt mingisuguse töö me olime teinud, aga natuke läks sõbralikumaks. No ikkagi võiks toit olla lapsesõbralikum. Lapsed söövad silmadega, aga tervislikku, siis oli juba soovitused või saab veel maitsvamalt teha. Ikka, et mis see siis kasu on, kuna tegelikult ei söö. Ja nüüd tuli välja see keeruline, et isegi täiskasvanutel on seda suhu raske panna. 21, 87, aga muideks, miks meil see oli vabariiklik küsitlus ja me ei saanud kahjuks seda teravikku kätte. 2022 talv, kogukonnast küsimus. Kas Luunja lasteaed on vegan lasteaed? Ja tegelikult tuli see sellest, et meie julge Kaja julges eksperimenteerida 2 päeval lihavaba menüüd nädalas. Ja. Aga nüüd vist ongi aeg rääkida sellest, Pille räägib siis mahamüümisest. Ainult seda? Ainult seda. Jaa, kõik arvutid on erinevad. Tere, mina olen Pille. Ennast ma tituleerin tõesti eelkõige liikumisõpetajana ja siis tuleb kõik see muu, mis sinna mahub. Nii, aga tegelikult ma alustan. Kas te kuulete või peaksid hoidma mikrofoni käes? Ma olen liikumisõpetaja häälega. Ma arvan, et mind kuulevad küll kõik. Hea küll. No hea küll. Nii, kui Uwe jõudis siin aastasse 2018, siis mina alustaksin pisut kaugemalt, sest tegelikult me alustasime juba 2012-13 õppeaastal niisuguse väikse sammuga, et korraldasime lastele porgandi, kaalika ja peedi nädalat. See siis oli, meil on aastas 4 niisugust looduse ja tervise nädalat, kus siis on fokusseeritud mingid kindlad teemad ja õpetajate projektõppe sel ajal nagu on pausil ja korraldame siis niisuguseid ühiseid majaüritusi, sündmusi, vabandust. Ja siis porgandi, peedi ja kaalika nädalad, kus siis olid toidud olid porganditest, kaalikatest, peetidest ja seal siis kaasnes sellega info vanematele kindlasti, mis siis nädalast tippus üles seina peal ja kõik said seda vaadata. Siis oli toidu hindamine, lapsed ise valisid nende hulgast endale lemmiktoidu ja ka personal valis endale lemmiktoidu nende hulgast. Ja siis pärast oli ka siis see muidugi kõigile näha ja vanematele ka välja pakkuda. See oli nüüd esimesel aastal, siis järgmisel aastal, 13-14 õppeaastal, asendasid needsamad nädalad, toidunädalad olid oma ja vitamiinid, täistera, tooter ja tatar ja leib või kala. Ja jälle samamoodi info vanematele, lemmiktoidud lastel. Ja siis avasime ka sellel aastal avastustoa. See oli meil üks niisugune väike koridori nurk, kus nagu praktiliselt midagi ei olnud. Ja siin piltidel on nüüd näha, mida siis lapsed seal avastustoas tegid. Siin on nüüd konkreetselt salatitegu ja muffinid ja ma ei teagi, mis nad siin on nüüd valmistanud eelnevalt seal avastustoas, et nad saavad kunsti teha. Aga peale selle oli ka mahlategu ja tegid lapsed ka ise maitsevett, mida siis rühmades said nautida. Ja see avastustuba meil sellel aastal 2013-14 oligi nagu pööratud toidule. Edasi järgnevatel aastatel ta leidis ka nagu edasigi tegevust, aga siis olid juba igasugused erinevad teevad, mida siis iga õpetaja ise valis, mis tal siis südamelähedane oli ja töötas edasi avastustuba. Aga siis 2016-17 oli meil, praegu me toitlustame lapsi söögisaalis, aga siis olid meil rühmas toitlustamine ja siis me võtsime kasutusele seemnepurgid. Kõikide toitude juurde lapsed said lisada seemneid. Seesam. Ma ei tea, kas tuleb praegu veel see juba seemnepurgi pilt. Õige, tulebki. Nii, et kõikidele toitudele lapsed said lisada seemneid ja selleks nüüd, et seemned nagu üldse tuleksid nüüd lapsele lähemale, siis nad tegid ka igasuguseid muid asju nende seemnetega. Siin on näiteks näha, kuidas lindudele tehti seemneasju ja tehti ka igasuguseid seemnekaunistusi
ma arvan, et see konkreetse pilt ei ole nüüd mitte lindudele tehtud asi, aga just see, mis oli nüüd kaelaskantav kaunistus šokolaadiga. Et tuua lastele seda lähemale ja noh, et ega siis seeme tegelikult selline, kui ta laua peal juba on, kui ta võib-olla söögi ajal teda ei noki, no võib-olla ta nokib siis teda tutvuse poolest niimoodi mõnel teisel ajal. Ja siis sellel aastal käis ka meil Anneli Soots, toitumusnõustaja. Nii edasi läksime ka laste niisugune, tegime nagu natuke teise nurga alt seda toitumist lastele meeldivamaks, et olid rühmade toidunädalad, nii et iga päev oli ühe rühma hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök, mis siis olid nagu rühmalapsed õpetajaga koos konsensuses pakkunud teha. Ja oligi 7 päeva oli meid siis, ei, see oli 6 päeva. 6 päeva oli meid siis konkreetselt ühe rühma söök. Isegi sellest me ei lasknud ennast nagu heidutada, et 5. päeval enam pannkooki ei tahetud süüa. Aga noh, lemmikmenüü oli lemmikmenüü, ega midagi teha ei ole, nii et tegelikult lapsed said ise ka aru, et ikka tegelikult vaheldus on ikka väga suur väärtus. Nii, järgmisel aastal 17-18, siin on veel näide nendest nüüd, need ma võtsin arhiivist, nii et jah, ega nad enam ei ole nii väga seina peal näidatavad, aga need on nüüd Tatra nädala tutvustus ja siin on porgandi nädalal, mida siis lapsed valisid, mida nad kommenteerisid laste sõnadega, mis neile meeldis ja valiti ka välja siis. Ja siin on alt on näha, et lemmikuteks osutusid porgandikeeks ja porgandikõrvitsa kissell. Ja need siis läksid ka edasi menüüsse. Nii, aga edasi vaatame, mis edasi. 16-17 olid meil niisugused asjad nagu toiduküsitlus rühmades. No vot, see on jälle näha, et oli meil ikkagi konkreetselt puust ja punaselt ja paberil ja seina peal. Et kõik rühmad oktoobris, novembris 2 nädala jooksul täitsidki iga toidu korra ajal, panid kohe kirja, palju neil lapsed sõid, kes ära kõik sõi, kes ei söönud ära ja tegime sellise kokkuvõtte. See oli rühmati erinev. Ma arvan, et see ei ole nüüd praegu niisugune, jah, seal oli isegi, ühes rühmas oli alla 90% läinud ükski toidukord. Aga noh, kõik algab õpetajatest, nagu teada, erinevad õpetajad on ju rühmades ja kes siis rohkem seda suudab müüa, kes vähem. Ja see teine on nüüd 19-20 aasta, kus oli selline täpisüsteem, sest noh, ega lastega ka on valdavalt nii, et ega ühte asja ei saa mitu korda teha. Või vähemalt peab see intervall piisavalt pikk olema vahel, et säiliks see mäng ikkagi. Ja siis oli jälle nii, et sealt näete alt ilmselt lugeda ka, et toit on maitstud, kui taldrik pole tühi ja taldrik on tühjaks söödud ja oli ka võimalus, et siis üldse ei puutunud toitu. Aga noh, mingi ülevaate ta ikkagi annab. Ja kes siis pai ei taha saada? Kas mul saab aeg otsa? Vahepeal vantime pilte ja vaatame, mis on vaja rääkida tõenäoliselt. Jätame Kajale ka aega. Ja. Valmistame ise ka. Paneme kohe seemne mulda ja tulebki lõpuks ise ja need ei ole nüüd mitte sellised, mis lähevad kööki, vaid ongi lastel näksimiseks sellel ajal, kui nad õues on. Ja siis kõik meie niisugused ühisüritused on ikkagi tegelikult valdavalt niisugustele juurikatele ja puuviljadele üles ehitatud. Et noh, illustratsiooni pisut. Ja sellel aastal me käisime ka Lohkva kodukohvikute ööl, kuigi meile ta kujunes päevaks, sest me lasteaiaga mõtlesime, et no öösel me küll sinna enam ei lähe. Ja tegime seal kaalika ja porgandi vahvleid, smuutisid, mida lapsed siis ise said segada. Erne pesto, mingi pesto oli meil veel ja siis oli meil maitsevõid. Nii et tegelikult ja kuigi me seda nüüd ei müünud, tuli tegelikult tagasiside, et miks te ometi ei müü, et see on ju tegelikult sissetuleku allikas lausa. No võt, aga meelitasime tegelikult palju rahvast. Ja siin on ka näha, et oleme oma lasteaia territooriumil siis, või noh, oma õue peal teinud ka selliseid õues söömise ja valmistamise päevi. Ja need lastele tegelikult väga hästi lähevad korda. Ja kui me need päevas lastega valmis teeme, siis õhtul tegelikult me saame pakkuda ka seda vanematele. Ja ega siis läbi laste tegelikult ongi ju võimalus väga palju vanematele maha müüa. Nii et Kaja, palun. Nii, tere siis veel kord. Mina olen Luunia lasteaias selles mõttes uus majandusjuht, et
et olen nüüd aasta seal olnud, enne olin Luuni ühes teises lasteaias, vahepeal 4 aastat käisin ära, üldse teises maakonnas, aga ikkagi olin toitlustusega seotud. Meie selline põnev tegevus selle aasta veebruaris, kuidas ma seda saan liigutada. Vaatame, paneks taustaks midagi. Jah, korraks lihtsalt, siis ma saan natuke juurde rääkida. Kui ta nüüd tuleb, räägin juba juurde, et meil oli veebruaris siis selline põnev nädal, kus me pühendusimegi hästi palju lastega. Ma natukene panen teda edasi ja siis ma saan taustaks lihtsalt ta panna, panen hääle ära. Las ta nüüd ketrab. Et põhimõtteliselt jah, meil oli selline nädal veebruaris, kus me tegime lastega koos toite. Iga rühm käis siis ühel päeval, kuidas ma ütlen, et üks laps tuli päev enne, tegime järgmise päeva menüü ühe toidu, tähendab, tegime temaga ära ja siis järgmine päev tuli terve rühm ja nad tegid seda kõik koos. Et hästi uhke oli sellel lapsel olla, kes siis päev enne käis ja tegi ja tema ise siis sai nagu juhendada järgmine päev ja mida ta kõik teinud oli. Et see tekitas lastes juba seda, et miks mina nagu ei saanud olla see, kes esimene päev tuli ja sellist ise tegemise tunnet. Ja muidugi oli hästi palju või hästi suur erinevus oli ka lastel, et oli näha, keda võetakse ja kaasatakse kodus söögi tegemisse ja keda mitte. Et meil oli ka üks väikene selline nii-öelda noaõnnetus poisiga, lõikas näppu, ei olnud harjunud nuga kasutama, õnneks läks õnnelikult, aga oli paar tüdrukut sellist, et vau, võtame kogu abiks kööki. 5-6 aastased, aga käsitlesid toiduainet ja väga fantast oli. Et jah, selline koostöö meil oli ja see saadeti pärast ka rühma listi niimoodi, mitte üle lasteaia, vaid ikkagi rühmale, et see rühm, kes osales, selle listi saadeti, et vanemad said ka ise näha. Ma vist panin kuhugile ära, jah. Meie ei kasuta lasteaias taimset teisipäeva. Meil on selleks päevaks esmaspäev ja minu jaoks oligi hästi uus ja huvitav see, kui ma tulin seal lasteaeda tööle, et siin on tegelikult enne minu tööle tulekut 4-5 aastat juba toimetatud niimoodi, et järk-järgult mindud üle, et jätame liha vähemaks. Ja meil oligi siis see, et kasutame esmaspäeva puht praktilises mõttes. Keegi peab ju käima päev enne õhtul, kui on menüü teada, laste arv teada, peab ju panema järgmiseks päevaks kas siis liha sulama, kala sulama, jahutatud toiduaineid. Ma arvan, et enamus lasted ju väga ei kasuta, et sulle hommikul tuleb kohe värske jahutatud liha või kala. Et see eeldas ka seda, et pühapäeva õhtul ei käinud keegi ju seda tööd tegemas ja siis meie võtsimegi endale selle ja see oli nagu, kui mina tööle tulin, oligi esmaspäev ja meile see sobis ka taimse teisipäeva meeskonnale, et meil on see üks päev ja tõesti räägin juurde, et ma praktiseerisin seda siis ühel päeval ka või tähendab ühel kuul reedeti, et 4 nädalat olime ka reedeti nii-öelda taimsed, jätsime liha vähemaks, aga jah, sealt tuli tagasiside vanemate poolne, kuigi trehvasime täpselt sellisele, kui oli meil korra aastas käib ju ikkagi Terviseametnik, kontrollib meie 2 nädala lasteaedade 2 nädala menüü. Meil oli siis see juba nagu möödas, 1 nädal küll jooksis, aga ekstra andsime talle kontrollida veel eraldi meie selle 2 nädala menüü, millega ametnik jäi väga rahule, aga lapsevanemad mitte. Et sealt tuligi see, et kas me nüüd oleme siis vegan lasteaed, kuigi kõik oli kaetud läätsedega, hernestega, sest me kasutame lasteaias tõesti, meil ei ole võileival hommikuti sinki, vorsti, me kasutame hummuseid, pestosid, on küll ka juustuvõie, munavõie, kõike sellist. Et hästi palju kasutame juurvilju lihtsalt tükina juurde, lõunatoiduks, toorsalatile
mitte ei ole nagu toorsalatina, vaid läheb näiteks tükeldatud aetoa kaun aurutatuna, lillkapsas aurutatuna veel praele kõrvale. Pikkpoisid on meil peediga, läätsedega, kartulipuder on samamoodi porgandiga, läätsega, lillkapsaga, et meil on ekstra kohe üks suur külmkapp sellistele juurviljadele, külmutatud juurviljadele ja muidugi hästi palju ikkagi kasutame ka või õigemini jälgimegi nagu hooaega ja kuna oleme pooleldi ikkagi maalt, siis meil on hästi palju, kes kasvatavadki ise ja oleme võtnud endale selle julguse küsida. Meil on personal hästi tubli, kes kohe ise tuleb, pakub, kuule, mul on suvikõrvitsad, mul on kõrvitsad, mul on õunu, mul on kurke, mul on tomateid. Kõik võtame, kuna me teame, et see on oma inimene, toob ka oma lapsevanem, ta enda laps käib meie lasteaias ja me teeme ja kasutame selle kõik ära. Niimoodi hetkel me hoiame algama toidupäeva maksumust. Et meie veel pole toidupäeva tõstnud, toidupäeva hinda. Siin slaidi peal nüüd on see, kus siis me all siin nurgas on siis näha, kuidas me printisime välja toidu selle taldriku reegli ja lapsed ise harjutasid niimoodi panema, et meil tegelikult lasteaias, kuna me sööme ka nüüd söögisaalis, siis harjutame seda, mis ongi tegelikult juba üsna nii-öelda käpas, et lapsed panevad ja tõstavad omale toitu ise. Et ei panda toitu ette. Algul käis see sellise pildi taustal, et ta siis teadis, et need 3-4 komponenti ta peab panema, ise ta siis valis, palju ta mida pani, eks me ikka suunasime, et salatit rohkem ja nii me saime. See on üks põnev asi. Me kasutame hästi palju täistera jahusid, selles mõttes, et kui on vaja jahu, siis pigem täistera odra, kaera, rukkid, tatra, riisi, meil on kõik jahusordid sellised olemas, et see nüüd on tehtud täistera nissu jahuga küll, aga jälle tegime sellise palmiku, tegelikult on ta vikerkaarepalmik, meil ristiti ta valgusfooripalmikuks. Kollane on porgand, punane on peet ja roheline on spinat. Ja väga selline põnev ja jälle üllatusi täis toit oli lastele. Meil paar nädalat tagasi oli kartulinädal. Terve nädal pakkusime kartulist erinevaid variatsioone. Kui esimeses on kartuliporgandikotlet, siis teises on kartuliporgandipüreesupp ja jällegi seemnetega, nagu Pille juba ütles, et meil on laua peal söögisaalis on olemas seemned, igaüks saab ise valida, paneb või prae kõrvale ja alternatiiv sellisele tervislikule ja kiudainerohkele toidule. Siis nüüd siis seal seinapoolse pildi peal on kartulisuflee ja minu poolsel on siis kartuli vorm lillkapsaga. Et natukene on seal sees ka hakkliha, aga selline, ütleme, kõige ebatervislikum, mis seal võib-olla peal on see juustukate, aga tõesti oli väga maitsev, et ka personal kiidab. Ja muidugi see selline juurutamine toob hästi palju tööd ka endale, sest reeglina paljud meil lasteaias majandusjuhid on sellise, ütleme, kokaharidusega, et tegelikult ei ole, et ise peab hästi palju tööd tegema, nii iseendaga lugema, vaatama, tegema tööd ka tegelikult kukkadega, sest reeglina lasteaedades on eakamad kukad juba, kes ei tule nii väga ruttu kaasa asjadega. Ja siis vaatame hästi palju saateid, mida mina olen hakanud vaatama, on Maa hommik ja prillitoos, sellepärast, et seal on hästi põnevaid retsepte. Viimane muideks, mis oli nüüd, kas see nädalavahetus või eelmine, mida ma ei ole veel katsetanud, ma panen selle kohe ANC-sse üles omale menüüsse ja katsetan, mõte oli selles, et hommikuti ikkagi jääb putru üle ja see tuleb pärast see teema ka, et mis nende toitudega siis teha. Et saaks seda ise endal ära kasutada, on selline pudrukeeks. Ma tahan seda proovida, mulle tundus see väga põnev ja vot selliseid asju koos meeskonnaga teha, katsetada. Et kindlasti oli palju asju, mida ma veel oleks tahtnud rääkida, aga jah.
jah, aeg on täis.